Mu nimi on Rüütli Airi ja ma tüütasin Mõniste talurahva muuseumin. Ma olen juhataja, tegelikult ma tii kõkke. Ma olen juuri perisid Mehkamaalt, ole üles kasunu siin Läti piiriveeren. Vot see, et ma kõnelan võru keelt, tegelikult ma kasvi üles Läti televisiooniga. Labdien! Tere! Mina olen Mare ja nüüd saab täis varsti 8 aastat siin muuseumis töötatud. Ja see muuseum ongi nagu osa nagu kodust, sest et ma olen maalaps, maal kasvanud nende asjadega, mis siin muuseumis on, ka tööd teinud. Nüüd oleme siis Mõniste talurahva muuseumi kaupluses. Aga see kauplus on natukene hilisem siin, sest kõige enne peeti siin samas, 20 meetri kaugusel utipoodi. Aga juba 1925. aastaks oli talumestele raha kogunenud ja kuulge, mis pood see on, kus õllepudel leti peale ei mahu. On vaja ju suuremat letti ja suuremat poodi. Ja nii panidki 12 talumeest 1925 rahad kokku, moodustasid Mõniste tarvitajate ühisuse, rentisid valla käest selle vaba maa, mis neil siin üle tee oli, ja hakkasid ehitama. 1928. aastaks saigi siis neile see uhke suurem kaupluse hoone valmis. Ja see talumeeste kauplus tegelikult eksisteeris 1940. aastateni, millal siis riigikord ju riigis vahetus. See kaupluse osa, mis me siin nüüd näeme, on taastatud 11 aastat tagasi sellisena, nagu siis see kauplus seest välja nägi. Vitriinid ja lett on siis taastatud vanade piltide järgi. Mina olen töötanud siin juhatajana nüüd varsti peagi kohe 3 aastat ja selle poe nägu on olnud selle perioodi jooksul väga muutuv. Kui ma tulin siia, siis me tegelikult üritasime ikkagi müüa asju, mida toona veel müüdi, aga see ei töötanud. Lettidel võttis ära ruumi selline pisi pudikaup, aga keegi ei tulnud tänapäeval enam nööpi ega nõela meilt ostma. Ja see tuli siis vahetada ära kauba vastu, mida päriselt inimesed tahtsid. Meie kaubavaliku eelistuseks sai see, et esiteks ta peaks olema vana Võromaa. Et see kaubavalik, mida me siin täna näeme, baseerub päris mitmel sellisel põhimõttel. Esiteks on see, et me eelistame vana Võromaa piirkonna tooteid, et ta läks ikkagi võimalikult oma. Veel parem, kui me saame selle piiri tõmmata ja nihutada siia Hargla kihelkonda ja tõesti kihelkonnaga seotud kas lõiked, postkaardid, kihelkonna triibumustriga kotid, pajakindad kahjuks triibumustriga kenasti läbi müüdud, et seda oma kihelkonna eripära välja tuua. Teiseks on see, et materjal võiks olla võimalikult looduslik. Me klaasi puhul pidime natukene piire nihutama. Kõige esimene selline koht, kus me saime kaunist klaasi, on Olustvere ja meie kaupluse vitriin ka näitab, et sellised väikesed kaunid nipsasjad olid ka toona poes müügil. Käsitöö poolega on väikene selline probleem, et me tegelikult teame päris häid tegijaid, kes ei ole ennast nii-öelda ametlikult arvele kuidagi ettevõtlusvormina võtnud ja seetõttu meil lihtsalt ei ole võimalik nende käest kaupa võtta, sellest on hästi kahju. Me teeme palju koostööd Vana Võromaa käsitöö kojaga ja Vilveojaga, saame sealt meistrite andmeid ja on tõesti siin tekstiili,
ja erinevaid, kui me siin nüüd pärast hakkame lettide kaupa nagu liikuma, et on käsitööšokolaadid, kamad, kõik sellised nagu umamekk, osad neist umamekk märgisega tooted. Süvahavalt on teed ja ürdisegud. Kui te olete selline väikene maiasmokk ja teile meeldivad hästi vürtsid, siis selleks on vürtsisokolaad. Kui te seda sööte, siis teil on selline tunne, et teil on kogu aeg jõuluaeg. Siin on jõulumaitsed sees. Jaa, Mare siin rääkis vürtsidest, võtan kohe vürtside selle rea peal üle ja jõulumandel, Pullijärve, Misso, supertoode. Mõtleme juba meie selle päkapiku maa peale, sel aastal 28. aasta järjest, terve detsember on üks jõulutrall. No kui on mandel, siis on tee. Süvahavva teeb mitut erinevat sorti jõuluteed. Kui on tee, siis on ta tarvis kuhugi panna. Timo Keraamika, see on minu lemmiktoode, sellepärast, et ta on lihtsalt nii multifunktsionaalne. Siia mahub supp, puder, kõik, mis vaja, kohv, tee, täpselt mõõdukas koguses. Mis on nagu selline eriti retro, neid enam ei saa. Need on viimased, sest meil on logo muutus. Kui ma istungi päriselt seal selle taadi hoovis, kus see taat neid teeb, küll toredasti lasermasinaga, aga pisikesed detailid, mis hakkavad kõnetama ja inimestele meeldivad lood. Selle kuuse siin ehete peal on istutanud Jaani vana ema ja ta on pannud selle siia peale ja see on omakorda lugu.